Tere, olen siin Saku kirikus koos Raita Ustaliga. Sina käisid nüüd hiljuti leerikoolis. Millal see oli? See oli nüüd selle aasta kevadel. Meie siis leeri lõpetamine oli siis 2. juunil. Miks sa üldse leerikooli tulid? Et katsuda mu südant. Ma olen ju päris selle kristliku tee alguses. Ma olen ristimata. Mina olen kasvanud sellel ajal, kui ei olnud usuõpetust. Ja leerikool andis suurepärase võimaluse mul proovida, et kas see tee, millel ma tahan käia, on see, mida ma olen endale ette kujutanud, kas on see, mida ma tahan teha või kas see kristlus jõuab minuni ja minu südamesse. Kuidas siis rahule jäid? Ma jäin väga rahule. Mulle väga meeldis. Mulle meeldisid kõik need leeritunnid, mis meil kord nädalas olid. Mõni nädal jäi ära, aga sees saime käia siis suurepärane võimalus oli see lageris terve päev olla koos oma leeriõdede ja leerivendadega. Mulle meeldis väga, et meil oli leeritunde andsid erinevad õpetajad. Et oli kirikuõpetaja, abiõpetaja, Kristiina, Ranno. Et igaüks andis natukene oma vaadet, oma kogemust, oma tõekspidamisi, oma nägemus sellest, et mulle väga meeldis see. Kui räägid natukene nendest inimesest, kes leerikoolis käivad, kas on pigem nagu keskealised, nooremad, vanemad inimesed, kes on siis see keskmine leerilaps sinu hinnangul? No ma arvan, et see keskmine leerilaps pigem on minust noorem. Mina olin siis meie leeris siis kõige vanem, kõige noorem oli meil 16, kes sai küll kohe pea 17 ja siis oli sinna vahepeale, aga ma tahangi öelda, et see on äärmiselt huvitav ja kuidas õpetajad julgustavad arutama need piibli teemadel ja sa kuuled nende erinevate põlvkondade vahelisi arvamusi, kuidas keegi asjast aru saab. Ja me ei olegi need põlvkondade vahed ei olegi nii suured. Et julgustan tulema kõiki nii noori, kes on ristitud ja tahavad läbida leerikooli. Julgustan tulema siis ka vanemaid, kes tahavad lasta ennast ristida. Et ei pea nagu pelgama seda ja ei pea pelgama ka seda, et kas siin ongi kõik väga noored või on vanemad. Et kõik saavad, kõik on toetavad ja saavad hästi läbi. Aitäh jätkuvalt Jumala õnnistust sulle, Raita, ja siis juba teisipäeval 24. septembril kell 6 siinsamas Saku kirikus koguneme esimest korda. Arutame ka, kas me hakkame edaspidi kohtuma teisipäeviti või kolmapäeviti. Igal juhul oled oodatud Saku kodus leerikooli. Nägemist.